Teine võimalus, kus äärise stiili, värvi ja paigutust ja ka just selle äärise joone paksus saab valida, on siis menüü tabel ja siit tuleks valida kõige alumine valik, tabeli omadused. Mis järel avaneb siis tabeli vormindusaken, kus tuleks valida sakk nimega äärised. Ja siin nüüd siis tegelikult korratakse ka seda, mis me kasutasime nuppudest, kus ja millised äärised üldse rakenduvad, milline on stiil, milline on värv, aga siit on võimalus siis ka määrata ära, mitu punkti on selle joone, mis on siis ääriseks, laius. Ja määramine iseenesest on lihtne, ülespoole ja allapoole või trükite käsitsi sisse, mitu punkti tahate, näiteks, et 1 punkt. Seejärel klõps on sobib ja siis vastavalt märgitud lahtritel need jooned ka muutuvad. Kui meil on Writeris loodud tabel ja me soovime selle tabeli ääriste stiili või värvi või üldse määrata, kus need äärised asuvad ja kus nad ei asu, et kui me soovime seda muuta, siis selle jaoks on kõige parem võimalus kasutada koos tabeliga alla paremasse osasse ilmuvat tabeli tööriistariba. Näete, siin ta on. Ja esimene nupp siin kohe ongi selle jaoks, kus te saate valida äärise stiili, teise nupu alt äärise värvi ja kolmanda nupu alt saate ära määrata, millised äärised üldse on kasutuses. Nüüd enne, kui need nuppe kasutada, tuleks vastavalt siis kas kogu tabel ära märkida või ainult mingi soovitud osa näiteks ära märkida, kuhu ma tahaksin seda rakendada. Ja seejärel võib siis nende nuppude alt valida, et millist joonestiili te soovite äärises kasutada. Erinevad variandid näete siin. Teine on siis, mis värvi ma sooviksin seda äärist, näiteks punast. Ja kolmandaks saate määrata, et kus üldse siis äärist kasutatakse. Et näiteks ma võin ka panna niimoodi, et vahejooni üldse ei ole, et on ainult vertikaalsed jooned või vastupidi. Ja saate panna ka näiteks sellise variandi, et on kindlasti läbivalt kõikide lahtrite vahel. Ja tulemus ongi nüüd siin ilusti siis näha, et need lahtrid, mille ma ära märkisin, nende ääriste jooned on siis muudetud.